Asjad lähevad Lähis-Idas taas kuumaks. Vaata kogu seda eskaleerumist, mis toimus juba laupäeval. Liibanoni Iisraeli relvarahu näib kokkuvarisevat. IRGC sulges Hormuzi väina pärast seda, kui oli selle mõneks tunniks taas avanud. Ming seejärel hakkasid nad sihtima tsiviillaevu pärast seda, kui olid andnud neile loa Hormuzi väinast läbi sõita. Just siis alustas president Trump kriisikoosolekut olukorra ruumis, millest räägime kohe lähemalt. Seejärel, vaid mõned tunnid tagasi pühapäeva pärastlõunal, teatas president Trump, et USA on võtnud kontrolli alla kaubalaeva, mis üritas murda USA blokaadi. Siin on see avaldus. Täna üritas Iraani lipu all sõitev kaubalaev nimega Tuska, mis on peaaegu 900 jalga pikk ja kaalub peaaegu sama palju kui lennukikandja, läbida meie mereblokaadi, kuid see ei lõppenud nende jaoks hästi. USA mereväe juhitavate rakettidega hävitaja USS Spurns pidas laeva Tuska kinni Omaani lahes ja hoiatas neid selgelt peatuma. Iraani meeskond keeldus kuulamast, nii et meie merevägi peatas nad otse kohe, lastes mootoriruumi augu. Praegu on USA merejalaväelased laeva oma valdusesse võtnud. Tuska on USA rahandusministeeriumi sanktsioonide all nende varasema ebaseadusliku tegevuse tõttu. Leev on täielikult meie valduses ja me uurime, mis pardal on. Motorlaev Toska, lahkuge masinaruumist. Oleme valmis teie pihta rivist välja viivat tuld avama. See on kindlasti suur sündmus. Siiani on CENTCOM teatanud, et umbes 24 laeva üritas Iraani sadamatest blokaadist välja pääseda. Ja kui USA merevägi neid hoiatas, otsustasid nad naasta Iraani sadamasse, et mitte joont ületada. Aga see laev on erinev. See ei üritanud välja pääseda, vaid hoopis Iraani vetesse tagasi minna. Vaata seda kaarti. Siin on kaart, kus juhtum aset leidis. Nagu näha, tuli see laev Iraani vetesse. Tegelikult tuli see Malaisias asuvast Port Kalangist ja selle pardal oli last, mida ta üritas Iraani sadamasse viia. Just sellepärast andis USA merevägi neile tõenäoliselt hoiatuse. Ja kui nad ei kuulanud, pidas USA merevägi laeva kinni ja läks pardale. Nüüd on oluline seda täpsustada. Kui laev või tanker on tühi, laseb USA neil Iraani vetesse minna. Aga kui see on kaubaga laaditud, siis kuulub see USA blokaadi alla. Ja see tähendab, et ükski laev ei tohi siseneda Iraani sadamatesse, kui see on nafta või kaubaga laaditud. Ja ükski laev ei tohi Iraani sadamatest väljuda, kui see on nafta või kaubaga laaditud. Nii et blokaad jätkub ja ma olen kindel, et iraanlased on vihased. Vaadake, mida nad eile ütlesid. Ja selle avalduse tegi üks tähtis mees Iraanis, nende pealäbirääkija. Ta andis just oma esimese teleintervjuu, kuna Iraanis valitses kaos. Ja selle intervjuu ajal ütles ta, et sõda võib iga hetk uuesti alata. Kindlasti ei ole see midagi, mida sa tahaksid oma pealäbirääkijalt kuulda. Aga teisest küljest võib see olla lihtsalt retoorika, sest nagu te teate, on Iraanis mitu erinevat fraktsiooni, mis võitlevad võimu pärast. Ja see mees, kes annab selle võitluse ajal teleintervjuu, üritab sisuliselt oma võimu kindlustada. Natuke tausta selle mehe kohta. Ta on kandideerinud Iraani presidendiks mitu korda ja on iga kord läbi kukkunud. Paljud eksperdid on spekuleerinud, et tema unistus on olnud juba aastakümneid saada Iraani kõrgeimaks võimuks. Ja nüüd, kui kõik teised, kes tal ees olid, on käimasoleva sõja tõttu surnud, on tal põhimõtteliselt võimalus võim enda kätte haarata. Teatud mõttes võib see olla positiivne kõigile Iraani elanikele, kes soovivad rahu, sest oma võimu kindlustamiseks peab ta pidama rahu läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega. Ja kui ta seda teeb, on tal suurem võimalus tõusta sisuliselt järgmiseks võimukeskuseks Iraanis. Praegu on Iraanil muidugi president, kes on endiselt elus, aga see mees, ma ei tea, kus ta on. Ta on elus, seda me teame. Ta annab siin-seal intervjuusid, aga tal ei ole tegelikku võimu. Ta ei osale läbirääkimistel. Ta ei ole seotud IRGC ega sõjaväega selles osas, kuidas kõigele toimuvale reageerida. Ta on sisuliselt pelgalt esindusfiguur, keegi, kellel pole võimu. Seetõttu on see Khalifale ideaalne võimalus võimu koondada ja end positsioneerida Iraani sees kõige tähtsama mehena. Välja arvatud ülemjuht loomulikult, sest ülemjuht on Iraanis omamoodi diktaator. Keegi ei saa olla temast kõrgemal. Keegi ei saa tema võimu piirata. Aga peale selle võiks Khalifa olla järgmine mees, kui ta suudab rahuleppe läbi rääkida.
Kahjuks aga muutub rahuleppe tõenäosus iga päevaga üha väiksemaks. Vaadake avaldust, mille president Trump täna hommikul tegi. Iraan otsustas eile Hormuzi väinas tulistada, mis on täielik meie relvarahu kokkuleppe rikkumine. Paljud neist olid suunatud Ühendkuningriigi fregati ja kaubalaeva pihta. See polnud eriti kena, eks? Minu esindajad sõidavad Islamabadi Pakistani ja nad on homme õhtul seal läbirääkimisteks. Iraan teatas hiljuti, et nad sulgevad väina, mis on kummaline, sest meie blokaad on selle juba sulgenud. Nad aitavad meid ise seda teadmata ja nemad on need, kes kaotavad, kui läbipääs on suletud. $500 miljonit iga päev. Ameerika Ühendriigid ei kaota midagi. Tegelikult suundub nüüd palju laevu Ameerika Ühendriikidesse, Texasesse, Louisianasse ja Alaskasse, et naftat peale võtta. Tänu IRGC-le, kes tahab alati kõva meest mängida. Me pakume väga õiglast ja mõistlikku kokkulepet ja ma loodan, et Iraan võtab selle vastu. Sest kui nad seda ei tee, siis Ameerika Ühendriigid hävitavad iga elektrijaama ja iga silla Iraanis. Mina enam head ei mängi. Kui nad kokkulepet vastu ei võta, tehakse need kiiresti ja kergesti maatasa. Mul on au teha seda, mida tuleb teha, mida teised presidendid oleksid pidanud Iraani suhtes tegema viimase 47 aasta jooksul. On aeg, et Iraani tapamasin lõpeks. Nüüd, kohe varsti, läheme selle rahuleppe üksikasjadesse, mida Ameerika Ühendriigid Iraanile pakuvad. Aga enne seda tahan teile ühte avaldust näidata. Aga enne seda tahan teile näidata avaldust Ameerika Ühendriikide suursaadikult ÜRO juures Mike Walshilt. Täna hommikul selgitas ta põhimõtteliselt, kuidas USA plaanib seda sõda eskaleerida, kui Iraan rahuleppega ei nõustu. Kuulake nüüd. Räägin teile nüüd relvarahust. Nagu te teate, lõpeb relvarahu Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel kolmapäeval. President Trump hoiatas täna hommikul oma postituses, kui kokkulepet ei saavutata, siis USA, tsiteerin, hävitab iga viimasegi elektrijaama ja iga viimasegi silla Iraanis. Enam ei mängita heategijat. Kui kolmapäevaks kokkulepet ei saavutata, kas president pikendab relvarahu lepingut? No see on lõppkokkuvõttes presidendi otsustada. Mina kindlasti ei hakka riiklikul tasandil läbi rääkima. Laual, kas see võimalus on olemas? Kõik on laual. Absoluutselt kõik võimalused on laual ja president on väga selgelt öelnud, et ta on valmis konflikti eskaleerima selle deeskaleerimiseks, nagu ta peakski. Aga ma tahan lihtsalt ennetada seda teist naeruväärset ja ausalt öeldes vastutustundetut narratiivi, et see kuidagi kujutaks endast niinimetatud sõjakuritegu, millest oleme kuulnud demokraatlikelt poliitikutelt, meedialt ja teistelt rahvusvahelises kogukonnas. See on vale, see on vastutustundetu. Ja meil on pikka ajalugu sildade, elektrijaamade ja muu infrastruktuuri hävitamisel, mis toetab Iraani sõjalist jõudu. Ja niil on pikk ajalugu tsiviil- ja sõjaliste objektide segamisel, sealhulgas relvade, laskemoonaladude, rakettide ja sõjatehnika peitmisel koolidesse, haiglatesse ja teistesse tsiviilelanike piirkondadesse. See on Iraani poolt sõjakuritegu. Ma lihtsalt tahan, et me lükkaksime selle ümber ja lõpetaksime selle vastutustundetu retoorika. Oluline on meeles pidada, et Iraan nõustus relvarahuga täpselt siis, kui USA ähvardas hävitada Iraani elektrijaamad ja sillad. Põhimõtteliselt rünnata asju, mille taastamine võtab aastakümneid. Ja just siis olid nad valmis läbirääkimisteks. Kuid kahjuks on olukord Iraanis palju muutunud. Radikaalid on saanud rohkem võimu tänu välisministri avaldusele. Levivad kuulujutud, et võib-olla on välisminister oma ametist tagandatud seoses tema avaldusega Hormuzi väina avamise kohta. See võib tähendada, et inimesed, kes olid veel 2 nädalat tagasi valmis läbi rääkima, võivad praegu karta seda teha, sest nad näevad, mis Iraanis toimub. Nad näevad, milline võim on IRGC-l. Nad näevad, mida tehti välisministriga pärast seda, kui ta oli ausa kokkuleppe sõlminud. Ja võib-olla on nüüd ka inimesi, kes ei karda enam nii palju seda teha. Jällegi, see kõik on lihtsalt inimeste oletused selle kohta, mis Iraanis toimub, sest internet on olnud maas juba üle 50 päeva. Meieni ei jõua eriti palju infot, välja arvatud mõned intervjuud ja avaldused, mida režiimi ametnikud välja annavad. Ja need on väga hoolikalt lavastatud. Tead, meil ei ole eriti palju infot selle kohta, mis kulisside taga toimub. Kuid siiski peaksime juba mõne päeva pärast rohkem teada saama, sest läbirääkimised peaksid toimuma. Enne kui räägime läbirääkimistest, vaatame, millist kokkulepet Ameerika Ühendriigid Iraanile pakuvad. Siin on rohkem üksikasju. Kuula edasi.
Ja tere hommikust, kutid! Ma rääkisin just president Trumpiga umbes 20 minutit ja ta ütles mulle, et kui Iraan seda kokkulepet ei allkirjasta, siis kogu riik lastakse õhku. Ta lisas, et sillad ja elektrijaamad võetakse sihikule, kui Iraan seda kokkulepet ei allkirjasta. President ütles mulle, et USA erisaadikud Jared Kushner ja Steve Witkoff suunduvad teisipäeval Pakistani Islamabadi kohtumistele, mis võivad kesta ka kolmapäevani, et püüda see kokkulepe lõpule viia. President ütles Fox Newsile, et see on väga lihtne tehing, kuid see on iraanlaste viimane võimalus. President oli meie vestluses väga selge, et ta ei tee sama viga, mida president Obama tegi, andes iraanlastele sularaha ja lubades neil jätkata tuumaprogrammi. Laual olev tehing on avada taas Hormuzi väin, et tagada, et iraanlastel ei oleks seda kõrgelt rikastatud uraani, mis on pärast eelmise suveoperatsioon Kesköö haamerit sügavale maa alla peidetud. Ja taas ütles president Fox Newsile, et kogu riik lastakse õhku, sillad ja elektrijaamad võetakse sihikule, kui iraanlased seda kokkulepet ei allkirjasta. Enne kui läheme detailidesse, mida USA sõjavägi teeb sõja taaskäivitumiseks valmistumisel, väike meeldetuletus. Vajutage allpool meeldib ja tellimisnuppe. Alles eile saime paar kommentaari inimestelt, kes ütlesid, et nad ei näe meie videoid oma avalehel. Nii et kui vajutate allpool telli nuppu, suurendab see tõenäosust, et näete meie kajastust kohe, kui see ilmub. Nüüd lähme tagasi uudiste juurde. Samas, kui see kõik toimub, jätkab USA sõjavägi rohkemate varustuse ja laskemoona toomist piirkonda. Viimased 2 nädalat on toimunud tohutu õhutransport, kus USA kaubalennukid lendavad piirkonda iga päev. Ja lisaks sellele, nagu me eelmises videos käsitlesime, on oodata, et 3 USA lennukikandjat jõuavad peagi piirkonda. Need oleks USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford ja USS George H.W. Bush. Siin on oluline endale meelde tuletada, et kui see sõda algas, oli USA-l piirkonnas vaid 2 lennukikandjat. Ja kui see sõda algab uuesti, kui relvarahu 72 tunni pärast lõpeb, võib see tähendada, et USA-l võib Lähis-Idas olla rohkem tulejõudu kui siis, kui see sõda veebruaris algas. Muidugi kogu see piirkonda liigutatav tulejõud annab Ameerika Ühendriikidele lihtsalt rohkem võimalusi juhuks, kui läbirääkimised ei lähe plaanipäraselt. Räägime siis nendest läbirääkimistest, sest tundub nagu president Trump oma avalduses ütles, et USA delegatsioon suundub Pakistani ja peaks sinna jõudma homseks õhtuks. See oleks esmaspäeva õhtu USA aja järgi. Kui läbirääkimised lähevad hästi, arvan, et vaherahu pikendatakse. Ja ma arvan, et see on tõenäolisem stsenaarium. See on stsenaarium, millel on kõige suurem tõenäosus juhtuda. Muidugi ei tähenda see, et just nii läheb, aga olemasoleva info põhjal arvan, et vaherahu peaks pikenema, kui Iraan ei tee midagi äärmiselt rumalat. Vaata, kes osalevad läbirääkimistel Ameerika Ühendriikide poolelt. Esialgu ütles president Trump pühapäeva hommikul, et J.D. Vance ei lähe Pakistani turvakaalutlustel. Ta ütles, et salateenistus lihtsalt ei suutnud linna 24 tunniga turvata. Kohtumiseks anti väga lühike etteteatamine, kuid Valge Maja võttis selle avalduse kiiresti tagasi, öeldes, et plaanid on muutunud. Ja nüüd reisib asepresident J.D. Vance koos erisaadikute Steve Witkoffi ja Kushneriga Pakistani. Ja loomulikult on seal ka ekspertide delegatsioon, kes hakkab Iraaniga läbi rääkima üksikasjade või kõige selle üle, milles kokku lepitakse. Ma tõesti arvan, et asepresidendi sõit Pakistani on kindlasti oluline ja positiivne märk. Esiteks näeb Iraan J.D. Vance'i kui kedagi, kellega saab läbi rääkida. Kedagi, keda saab usaldada, sest neil ei ole temaga halba läbirääkimiste ajalugu. See ei kehti erisaadiku Witkoffi või Kushneri kohta, kes mõlemad pidasid režiimiga läbirääkimisi enne sõja algust. Ja selle tõttu ei usalda paljud inimesed Iraanis neid nii palju. Kuid nagu te võisite arvata, on Iraanist tulev sõnum olnud pehmelt öeldes segane. See on see, mida Iraani riiklik meedia veebisait ütleb. Iraan pole teinud otsust saata läbirääkimismeeskonda Pakistani. Ja nad ütlevad ka, et Iraan ei lähe läbirääkimistele seni, kuni mereblokaad kestab. Nüüd, see on tõenäoliselt vale. Ja põhjus, miks ma seda ütlen, on see, et juba enne viimast läbirääkimiste koosolekut ütles parlamendi spiiker avalikult, et ta ei lähe läbirääkimistele, kui Liibanonis ei ole relvarahu. Ja tead mis? Liibanonis ei olnud relvarahu kuni eelmise nädala lõpuni. Ja Iraan läks ikkagi kohtumisele Pakistanis. Iraanil on kombeks valetada. Ja teine asi, mida siin meeles pidada, on see, et just see konkreetne riiklik meediaagentuur Tassim väitis varem, et kohe kui USA F-15 alla tulistati, oli Iraan mõlemad USA piloodid kinni võtnud. Ja tead, mis seal juhtus?
USA päästis mõlemad lendurid, kes olid Iraanis lõksus. Nii et veel üks näide sellest, kuidas riiklik meedia lihtsalt häbematult valetab. Nii et tõenäosus, et see on vale, on samuti väga-väga suur. Me saame kindlasti teada, kas Iraan valetab või mitte, kui USA asepresident pühapäeva õhtul lennukiga Pakistani sõidab. Sest kui ta tõesti lennukile läheb, siis ma arvan, et Iraani poolt peab olema mingeid kinnitusi kulisside taga, et põhimõtteliselt kinnitada, hei, me tuleme sellele kohtumisele. Muidu USA asepresident lihtsalt ei lenda pool maailma läbi. Ma tõesti usun seda. Seda ütlesin ma ka eelmine kord. Nii et kui J.D. Vance tõesti lennukile läheb, siis me teame, et Iraan tuleb kohtumisele. Kui ta ei lähe, siis teame, et läbirääkimised on katki. Oluline on siin meeles pidada, et Pakistan asub Ameerika Ühendriikidest umbes 16 tunni kaugusel. See tähendab, et kui J.D. Vance ei lähe lennukile näiteks pühapäeva õhtul, siis ma ei usu, et enne relvarahu lõppu kohtumist toimub. Ja see võib olla Iraani jaoks väga halb uudis, sest nad kannatavad juba blokaadi tõttu. Tegelikult kannatavad nad rohkem, kui inimesed arvavad. Ja kui sõda algab uuesti, samal ajal kui blokaad jätkub, siis ma arvan, et Iraan võib tegelikult kokku variseda ja laguneda nagu Nõukogude Liit. Vaadake seda avaldust, mille Iraani välisministeerium pühapäeva hommikul välja andis. See ütleb meile natuke sellest, kui palju see blokaad tegelikult haiget teeb. Ameerika Ühendriikide niinimetatud Iraani sadamate või rannikuala blokaad ei ole mitte ainult Pakistani vahendatud relvarahu rikkumine, vaid ka ebaseaduslik ja kriminaalne. Alles 2 päeva tagasi ütles Iraani esindaja, et USA blokaad ei ole üldse edukas. Iraani laevad liiguvad endiselt sisse ja välja, nii nagu nad soovivad. Ja nüüd ütleb Iraani välisministeerium, et hei, see, mida Ameerika Ühendriigid teevad, on ebaseaduslik ja kriminaalne. Kui see blokaad oleks ebaõnnestunud, siis ma arvan, et Iraan ei teeks sellist avaldust, nagu nad tegid pühapäeva hommikul. Aga igatahes ma jätan teile otsustada, kas see kahjustab Iraani või mitte. Aga ärgem unustagem, just Iraan alustas esimesena blokaadiga. Nemad olid need, kes ründasid tsiviillaevu Hormuzi väinas, samal ajal kui Iraani laevad said vabalt läbi sõita, et nad saaksid edasi teenida seda magusat raha. Ja tead mis veel? USA merevägi on nüüd olukorra võrdsustanud. Kui Iraan kavatseb blokeerida teiste laheäärsete riikide tsiviillaevad, siis USA blokeerib kõik, mis Iraanist välja tuleb. Nii ei saa ükski riik oma laevu välja saata enne, kui kõik riigid saavad seda teha. See oli sõnum, mille Ameerika Ühendriigid andsid, kui nad alustasid blokaadi. Nii et kui Iraan tõesti tahab, et blokaad lõpeks, peavad nad lihtsalt avama Hormuzi väina. Muide, täiesti kõrvalmärkusena, see oli seesama mees, kes tunnistas kaamerasse, et Iraan tappis jaanuari protestide ajal 10 000 meeleavaldajaid. Ja nüüd räägib ta sellest, et blokaad on inimsusevastane kuritegu. See on Iraani silmakirjalikkus oma tipul. Kui juhtivad inimõiguste organisatsioonid nagu Amnesty International süüdistavad teie valitsust protestijate massimõrvas, kui nad ütlevad, et on üle vaadanud ja ma tsiteerin, kinnitatud videod ja pealtnägijate ütlused. Julgeolekujõud olid paigutatud tänavatele ja hoonete, sealhulgas majade, mošeede ja politseijaoskondade katustele. Korduvalt tulistati, tsiteerin, protestijate pihta vintpüsse ja haavlipüsse, mis olid laetud metallkuulidega, sihates sageli nende päid ja torsosid. Kui Amnesty, kes ei ole USA ega Iisraeli valitsuse sõber, ütleb seda, Dr. Bagai, miks peaksime uskuma teie valitsust, mitte Amnestyt? Miks peaksime uskuma Amnesty ja mitte riiklikke allikaid? Sest nemad on tõendid dokumenteerinud, teie ütlete, et teil pole isegi numbreid. Nemad on esitanud tõendeid, kinnitatud videoid ja pealtnägijaid. Ja saate lihtsalt näha, et paljud neist niinimetatud tõenditest ja videotest on neile andnud Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide allikad. Maata, neid ei ole Iisrael andnud. Tegelikult kritiseerib Iisrael Amnestyt samamoodi nagu sina. Olen intervjueerinud Iisraeli ametnikke ja nemad süüdistavad Amnestyt võltsitud tõendites. Vabandust, aga sa kõlad nagu Iisraeli ametnik, kes eitab seda, mis Gazas juhtus. Need on pealtnägijate ütlused. Arstid vastutavad. Võrdle Iraani rahumeelseid ähvardusi Gazaga. Ole nüüd. Ei, ma võrdlen sinu vastust. Sa eitad inimõiguste rikkumisi. Ma ei tsiteeri USA või Iisraeli valitsust. Ma olen sinuga nõus. USA ja Iisraeli valitsused ei ole Iraani puhul usaldusväärsed. Ma tsiteerin sõltumatut inimõiguste organisatsiooni. Ma ei ole kindel, et nad on sõltumatud. Muidu oleksid nad tulnud ja rääkinud paljude süütute iraanlaste lugusid, kes on viimase 27 päeva jooksul tapetud. Nad ei teinud seda. Olgu. Nii et mida ma ausalt öeldes ütlen, on see, et valitsus, presidendi kantselei avaldas nende nimed, kes selle protesti ajal tapeti. Ja ütlesime avalikult, kes nad tappis.
me ütlesime, et 2400 neist peeti märtriteks, sest nad tapeti kas valitsuse poolt, nad olid kas politseinikud või süütud pealtvaatajad. Paljud neist. Ja võib öelda, et jah, 600 neist olid kas infiltraatorid või need relvastatud mehed. Aga mis saab pealtnägijate ütlustest inimeste kohta, keda toodi haiglatesse, kelle pead ja näod olid Iraani julgeolekujõudude poolt haavlitega läbi tulistatud? Human Rights Watch on seda dokumenteerinud, Amnesty International on seda dokumenteerinud, mitmed meediaväljaanded samuti. Sa ütled, et kõik need pealtnägijad valetavad, see kõik on võits. Ma ei ütle, et kõik neist on valed, ma pean meid ise nägema.